astusin hotellist välja mõned sammud bussipeatusse ja siin täiesti nagu suvalise maja juures tee ääres suvalises kohas sihukesed kujud. Aga paistab, et ilmataat on soosinud minu üritust ja täna on ilu siin. Noh, suvaline maja. Paarikümne minutiline bussisõit hiljem Kending National Park Kendingi rahvuspargi peatuses. Sain bussist välja. Seekord isegi buss tuli mingisugune 4 minutit varem. Nii et hea, et ma veits varem bussipeatuses olin. Ma arvan, et rahvusparki läheb siit tee ülesse. Visitor Center. Arvan, et on mõistlik alustada külastuskeskusest. See Kending National Park asutatud 1. jaanuaril 1984 on Taiwani esimene moodne selline rahvuspark. Siin on tuumajaam lähedal. Siin vist rohelisega näidatud see mõjusfäär, et kui midagi peaks juhtuma ja öeldud, et vaadake seda mappi hoolikalt, et kui kuulete alarmi, siis teate, kuhu jooksta. Okei. Teine kaart. Külastuskeskuse kaart, kus on näidatud siis, kus ma olen. Taiwanis, siin punasega näidatud kohas. Või jah, selles rahvuspargis. Ja minu majutus siis Tsatseng. Ma olen siin ja ma tulin siis bussiga alla siia ja nüüd on mõte, et vaatan külastuskeskus ära ja siis teen siin väikese loodusliku jalutuskäigu. Siin see maja on. Kõrval veits kunstiteoseid ja puude nimetusi. Audio, visuaalne ruum. Kedagi siin koolitatakse. Mereelukad, teokarbid. Siit algab Henshungi poolsaare ajaloorada. See Henshungi poolsaar on siis see poolsaar, kus mina olen. Ja 6500 aastat tagasi ja varem, et siis juba sellest ajast on leitud mingit asustust. Ja siis siit järjest, kuidas need esimesed pärismaalased eelajalooliselt ennast sisse seadsid. Nende tööriistu ja värke. Nüüd jõuame siin juba moodsatesse aegadesse ja 1636 hollandlased tulid ja põhiliselt, et kulda kaevandada ja kaubelda. Ja nii see aeg siis edasi läheb. Teisel pool näeb siis maa arengulugu. Kuidas geoloogiliselt arenes tekkis. 1875 kuni 1882. Siin on see Enulabi Eluanbi majakas, kõige viimane tipp, kaugem tipp siis Taiwani saarele. Ja väidetavalt see majakas olevat sellepärast lastud ehitada, et kohalikud võimud, neile ei meeldinud siin. Tähendab, majakas muidugi ehitati sellepärast, et laevaõnnetused olid, aga kohalikele võimudele ei meeldinud see majaka ehitus, siis kui ehitati, siis pidi sinna tugevad kaitsed ümber panema, et siin põlisrahvad hävitustööd ei teeks ja ehitust ei segaks. Korallimeri.
ja jõuame üsna tänasesse päeva 2023. aastasse selle ajaloorajaga. Rahvuspargi siis teenistus loodi sel ajal. Siin on näha selle viimase tipumajaka maketti. Ja mingisugust kaitsekindlusrajatist. Heushangi idakindlus. Muide sealt Heushangist, sealt asulast buss tuli läbi. Päris äge, saab kõndida sellisel läbipaistval põrandal, vaadata erinevaid mereelukaid ja samal ajal sinu ümber ka on nii need inimasustuse mälestused kui ka linnutopised ja kõike seda, mis toimub vee all, kivid, värgid. Lahedalt tehtud. Siin jällegi saad kaardi peal astuda. Visitor Center, külastuskeskus on siin. Majakas on siin kaugel all. Bussiga saaks siia päris hästi üsna lähedale. Aga jalgsi on natukene liiga pikk minna. Et pigem ma suunduksin, võib-olla siit rannaäärest natukene vaataks ja suunduks siia kuskile sisemaa poole. Järgmine lahe mereruum, nagu astuksid vee peal liivarannas. Ja mis siit tuleb? Kui oled selle maailma läbinud, siis saad siit ustest edasi minna, mis üllatus ootab siin. Väljapääs. Väljapääs. Ülilahedalt oli tehtud. On tehtud see külastuskeskus. Ja piletiraha ei olnud, nii et tasub tulla. Tõele au andes ei saa öelda, et kõik surnuaiad on ainult risu ja rääv, et siin on isegi täitsa uhkeid hauakambreid ka näha. Aga nüüd on nii, et metsa, me oleme metsa. Genting National Forest Recreation Area. Metsapuhkeala. Juhuu. Sinna recreational area'le minekuks on küll ticket office. 150 kohalikku raha sissetulevast sisse. Ola, vähemasti anti 150 raha eest kaalt. Loen siit infokirjadest välja, et nimi Genting tähendab tugevad mehed, kes avasid maa põllumajandusele. Ja spetsiifiliselt peeti silmas mehi värvatud Hiinamaal 1871–1908 Kingi dünastia poolt. Ja siis saadetud Taiwanile, et harida ja kultiveerida maad. Alustuseks palmid, väike palmi kollektsioon. Mõned on sellised madalad poolikud töntsakad, teised on pikemad ja kolmandad on väga pikad. Vaatasin eemalt, et savimaja või mingi koopa sissepääs või nagu metroo sissepääsu meenutab. Aga tuleb välja, et kunstitöö.
mingid helitehnikad. Kaardilt värviliselt ka näha neid ladasid. No erinevaid variante, kõik siuksed lühikesed jupikesed. Et kui ma selle 150 kohalikku raha 4, midagi eurot maksin, siis ma peaks seal kõige ülemises otsas ikka ära käima. Katsun kombineerida mingit ringi. Milliste juurtega puu. Ja kirjad ütlevad Looking Glass Mangrove. Suurendusklaasi mangrove. Ja, juured on küll ägedad. Milline ussikene, päris suur. Palju jalgne, päris 100 jalga ei ole, aga palju jalgu. Ühesõnaga Fairy Cave Trail. Muinasjutu koopalada läheb üles teppi mööda. See vist on see koobas. Või siis hoopis see. Ahah, siit ma nüüd jõuan kuskile. Siit ma nüüd tõesti jõuan kuskile. Ikka päris koopasse. Ees selle punane hoiatusmärk. Hoiatus, et vaadake ette kukkuvatele kibidele. Koopa käik on kohe üsna pikk. Siit vist on vähekene ronimist ka. Mind your head. Jõudsin välja, natukene kummaldamist oli. Keegi tahtsid, et ma neist pildi teeksin sealt ja siis üks perekond oli ja siis kaugemal nurga taga keegi piilus, keegi kolmas, kes ei olnud üldse nendega seotud. See jäi siuke naljakas luulepilt. Aga ma tegin siis normaalse pildi ka. Cliff of Apes. Ahvi kalju. Mitte lihtsalt kivi, vaid terve kalju. Taas ühtegi ahvi ei ole. Aga võiks olla. Ronimiseks. First ravine. Kuristik. Hiiglaslik kuristik. Ja põhjapoolse atraktsioon selles pargis. Näed, siin on värav ees, et tulingi lõpuni. Ja nüüd pole muud kui ots ümber ja ringiga tagasi. Lipuvate juurte org. Pole raske aru saada, kust nimi tuleb. Juured tulevad sealt kohe ülevalt alla. Nüüd seal koopas oli ka niimoodi, et juured tulid kohe läbi koopa seina sinna sisse. Sea View Tower. Merevaatetorrene. Vaateid on. Tuulekest ka. Torn on muidu suht korralik, et siia saab tulla nii tepist kui liftiga ja 7 korrust. 6. korrusel on suur söögikoht vaadetega. Seal see asula peaks olema Genting.
kui koopad vaadatud, siis pakutakse ka kasvuhooneid. Siin üks alasisene külastuskeskus ka. Looduslik aegrida, et 500 000 aastat tagasi hakkasid laamade kokkupõrke, mis iganes tõttu need korallid üles tõusma, tõusid kuni 230 kuni 300 meetrit üle merepinna. Vaikselt hakkas siis tekkima see looduslik osa ja siin jõuame juba, kuidas rahvuspark tekkis. Kuni siis tänase päevani välja 2025. aastani. No väheke vaatame, mis siin külastuskeskuses see on, aga rohkem tundub see nagu siuke info ja teeninduspunkt, et see väljapanekute sektsioon nüüd ülisuur ei ole. Minu ringid saavad täis siin pargis, kus tuleb rahvast nüüd peale. Mulle tundub, et seal kaugel silmapiiril selle suure palli moodi asja kõrval, et seal on siis Taiwani viimane majakas näha ka. Ma üritan suureks suumida. No on ju siuke maja, nagu nägin seal külastuskeskuses hommikul. Ja vesi sinine ja siis linnalisemad alad seal all. Et kus see muusika tuleb? Need on need Taiwani prügiautod, mis mängivad Beethoveni Füüreliiset. Olen püüdnud juba mitmes kohas kätte saada ühte kaamerasse nii Tainanis kui Kaohsiungis, aga alati nad neist ära sõitnud ja siis siin nüüd need fikseliti. Kui selline laul tuleb, siis inimesed teavad, et peab oma prigi tooma. Aga tõele au andes, Taiwanil on siiski ka ilusamaid valge liivaga randu, vähemalt siin Kentingi kandis. Ringiga tagasi samas, kus hommikul alustasin. Et võib-olla see minu majutuskoha valik ei olegi nii halb, et bussid käivad sinna Kentingisse päris hästi. Ja kui oled turistikohast eemal, et siis on hinnad kindlasti odavamad.